Delfi vormel 1 podcast ringiga ees. Ja tervist head kuulajad. Vormel 1 sari on pausilt tagasi, mis tähendab, et ka ringiga ees saade on pausilt tagasi. Minu nimi on Kaspar Ruus ja minu vastas istub ise hakanud vormelifänn Kaspar Kütt. Tere, see oli küll natuke ootamatu sissejuhatus. Natuke oli ootamatu ja täna oleme siis saadet teeme kahekesi. Meie 3. saatejuht, vormelekspert Tarmo Klaar naudib praegu puhkus, soovime talle sooja päikese all ilusat nädalat ja proovime siin kahekesti kuidagi kokku võtta siis Miami GP, mis üldse vahepeal toimunud on ja kõik muud vormeli jutud. No 6 aega pausi, aprillis ei sedetud kordagi, jäid ära Bahreini ja Saudi Araabia etapid, siis Lähis-Ida konflikti tõttu esiteks. Meil on mai algus ja alles lõppes 4. etapp, et kuidagi jõle harjumatu ja korra veel enne kui sõna annan, järgmine etapp on ka alles 3 nädala pärast, et kuidagi väga nukram praegu. Tead, teistpidi see meenutab mulle nagu minu lapsepõlvaegu, nagu mis mina ütleks on minu vormeli vaatamise kuldajad, et kus oligi hooajad pigem siuke 17 kuni 20 etappi, siis oli tavaline, et keskmiselt 1 kuni 2 etappi saadki, et kui mai lõpuks on siuke veerand tehtud, see ongi täiesti okei, et tead, nii-öelda tulemuste vaatenurgast ma täiesti naudin seda, et on vähem etappe, aga muidugi vaatamisilu poolest on natuke raskem seda kõike vastu võtta praegu, aga elame, näeme selles mõttes, läheme edasi. Elu on selline, mis teha? No meeskondadel, tiimidel kindlasti lihtsam natukene. Ei pea ju nii palju ringi sõitma, olgem ausad, see on ikkagi üliväsitav ja ülikarm kalender. Eks see on siin meil enne, kui see pikk paus hakkas, siis räägiti ju ka, et kuidas, mis siin ikka rasket, et teeme San Marinos asemele mingi etapi ja lähme hoopis kuhu, ma ei tea, Türki, kuhu iganes, aga see puhas logistika, mis juba selleks oleks vaja teha, et nii lühikese ajaga ümber muuta kõiki lennupilet, laev, mis iganes pileteid, et üldse rääkimatel raja valmis seadmisest just et reaalsuses see oleks ikka täiesti, ma arvan, täiesti võimatu olnud mingit kiiremas korras mingit etappi korraldada. Jaa, nii on. Eks seda rohkem ootasime ka Miami nädalavahetust. Vahepeal, nagu eeldad oli ja nagu ka räägiti, tulid ka siis esimesed väiksed reeglite muudatused meie siis uue, regulatsiooni ajastul. Kvalifikatsioonideks vähendati siis ringi jooksul laadimise limiiti 8 megajoul'ilt 7, millega siis sõitjad peaksid saama ringi läbida täisgaasil ning nad ei pea enam tegelema nii palju taktikalise energiakasutusega. Ja võistlustel lubatakse siis masinatel kurvidest väljudes ja sirgetel kasutada kogu 350 kilovatist elektrilist võimsust, kuid ringi teistes osades on piiratud 250 kilovatiga, et selliselt ei peaks siis sõitjad enam laadimiseks sirgetelt gaasipedaalilt nii palju jalga tõstma siis. No kuidas tundus, kas läks nüüd natukene Miamiga see, joojootamine ja kunstlik võidusõit paremaks või mitte? No raske hinnata, sest et ikkagist iga kord, kui mingi möödasõit toimus, ma mõtlesin, et kas see on nüüd sellepärast, et kellegi aku sai tühjaks või keegi säästab või on reaalselt kiirem. Või on reaalselt lihtsalt sirgel kiirem, et eks see ei ole veel 100% nii-öelda siis üle läinud veel uutele reeglistikule. Ma saan aru, et neid asju tehakse nagu järk-järgult on ju, et esmamulje, ütleme nii, et väga me veel nagu etapi detailidesse ei sekku, aga üldmulje selles mõttes oli ju päris okei. Parem, et midagi on ju nagu paremaks läinud, aga ja täpselt ei oska veel nagu 100% kindlusega hinnata, kas nüüd see möödasõit oli puhas möödasõit või jätkub see joojootamine, nagu sa ütlesid. Ma kipun arvama, et see joojootamine ikkagist oli teema, et mulle tundub päris mitu korda ikkagist nägime, kuidas põhimõtteliselt ühe sirge jooksul keegi saab mööda, sirge lõpus temast on juba jälle möödutud, et see on, ütleme nii, et veel arenemisruumi on, ütleme nendel reeglistik kindlasti, aga mulle tundub, et liigutakse tasapisi õiges suunas. 4-kordne maailmameister Max Verstappen ütles ka, kes on siis üks häälekamaid, selle uute regulatsiooni kriitikuid ja ütles, et need muutused on ikkagi, üsna pinnapealsed veel, aga vähemalt tehakse neid muudatusi ja mis põhiline, mis ta ütles hästi enam-vähem, et vähemalt nagu sõitjad ka kuulatakse, et ilmselgelt kõik võtab aega, aga vähemalt oleme nagu vestluses sees, mis on kahtlemata positiivne.
Nojah, eks see on jällegist tulla tagasi nende logistika teemadele, et ju vabrikutes või autotiimide tehastes on ju ka kõik jupid töös, on ju kõik asjad on juba nii-öelda protsessid käivad, ehk siis neid ei saa ka niimoodi lihtsalt poole pealt seisma jätta, on ju, et asjad tuleb üks lõpuni teha ja siis tasapisi edasi minna, et no see ongi pikk protsess, et asjad, see, et asjad liiguvad, see on tõesti juba hea samm ja nagu kui Max on rahul, siis see tähendab, et midagi on ikka sõitjate poolest ka, no mitte rahul. Aga ütleme, möönab, et on tehtud paremaks või liigutakse vähemalt selles suunas. Ja Max ei ole pahane, võtame selle nagu selleks nagu verstapostiks või kohaks, kust saab edasi liikuda. Ja mis siin veel vahepeal siis juhtus, jätkame natuke Verstappeni teemadel. Red Bullis siis Giampiero Lambiase, kes on kogu, ütleme, Verstappeni Red Bulli karjääri siis olnud hollandlasel võistlusinsener, lahkub McLarenisse. Tõsi, seda alles aastal 2028, ehk siis sisuliselt 2 aastat või ütleme siis 1,5 aastat on veel jäänud Red Bullis koos Maxiga, loomulikult hakkasid kohe spekulatsioonid, et mida see Verstappen enda tuleviku osas tähendab, kuna nad on üli, ütleme, toimiv duo ja kõik see, aga ma ise kuidagi selles mõttes, algselt ikka, et huvitav, mis nüüd Maxist saab, aga kuna see on veel nii pika aja pärast juhtub alles, siis praegu on kuidagi endal vähemalt siuke väga rahulik, et seal ikka. Kui Max otsustab, et ei taha enam vormelis, siis ei taha, ega see on, ütleme, et suures plaanis see on midagi ju vormeli maailmas ei muuda, kui ikkagist kahju maailmameistrid ikka lahkuvad, on ju, et nii kui Rosberg lahkus kohe peale maailmeistritiitlivõitlust, et ma siin ei kõrvuta Verstappenit ja Rosbergi ennast, aga Lambiase poole pealt, jah, ei tea, vaata, mis see pakkumine McLareni poolt oli, küllap ta väga magus ja mingile heale positsioonile on, aga seda me veel kindlasti ei tea ja ka ma arvan, et me lähiajal ei saa ka veel teada, mis pakkumise täpselt siis Zach Brown ja tema jüngrid seal McLarenis tegid, aga jah, selles mõttes tõesti väga vähe on ju selliseid ikoonilisi sõitja ja siis tema siis sõiduinseneri duosid, jah, et kes meil on Bono ja Lewis on üks vähestest, keda päriselt oskabki niimoodi nimetada, võib-olla kunagi tulevikus Kimi ja Bono on samasugused, aga tõesti Giampiero on väga-väga suurt rolli mänginud ja ma arvan, et Maxi võitudes ka, et iga kord kuuleme raadiotes, kuidas Giampiero suudab kuidagi seda väga äkilist ja närvilist Maxi maha rahustada ja panna ikkagist ütleme, vähe inimesi, keda Max päriselt kuulab, ma arvan, võib niimoodi kokku võtta. Ja tema on üks neist. Ja tema on üks neist, et eks näis, mis Max siis otsustab selle peale, aga mulle tundub, et Max on vist öelnud, ma võib-olla eksin, aga mingisugune tsitaat või lause kusagilt mul on meeles enda umbes võtmes, et kui GP ära läheb, eks Giampiero, siis Max ütles, et siis mina olen ka läinud, et midagi taolist on vist öelnud küll. Ta on öelnud, jah, aga alles siin ütles nüüd, et proovime leida parima asendusega, need ongi ega vaata, see on see, proovime, see on mitmuses on lihtne, ega tema ei pea olema selles mitmuse sees. Aga jah, eks ongi see, et kuna ta lahkub alles 27 järel, siis praegu ongi, olgem ausalt, praegu ei juhtu veel mitte midagi, ma arvan, lähima aasta jooksul. Ei, seda kindlasti, et töö jätkub samamoodi. Ja McLaren on siis nii-öelda välja kommunikeerinud siiamaani, et temast saaks siis nii-öelda kas võistlusjuht või võistlusosakonna juht. Eks siin ilmselgelt on hakatud rääkima, et küllap siin sillutatakse teed, et Lambiasest võiks saada tulevikus ka McLareni tiimipealik, seal äkki, kas see oli Red Bulli boss Laurent Mekies või kes seda juba välja rääks, et ilmselgelt saab ja siis Zach Brown, McLareni omanik ütles vastu, tundub, et Mekies teeb rohkem kui meie ja kõik need muud jutud, et meil on Stella olemas, Andrea Stella siis, et ühesõnaga nii-öelda, selles mõttes oli ka tore, et nädalavahetuse tagasi, et okei, mingid väga suuri skandaale ei olnud üleval, aga vähemalt mingi siuke sõna olukord ikka tekib. Kogu aeg mingid jutud ja uudised ikka liikusid. Seda nagu igatsed. Eks see on see on ka, suvel on ka ju silly season ja siis nii-öelda väljaspool hooaeg on off-season, et me saime lihtsalt endale 3. hooaja, selles mõttes hooaja esimes, aga see hooaeg me saame siis 3 off-seasonit, mida tuleb ka väärtustada, ma ütleksin, et see on ka omamoodi võlu kindlasti. Läheme siis USA-sse, Miami GP juurde. Nädalavahetusel oli omajagu juttu, et ütleme suured Mercedese konkurendid, Ferrari, Red Bull, McLaren tulevad kõik uuendustega, väga ütleme minimaalsete uuendustega tuli ka Mercedes ja lõpuks vist ainus tiim, kes üldse vist ei teinud uuendusi, äkki oli Aston Martin, kui ma õigesti lugesin ja mäletan.
ja siis ütleme, oli seda juttu ja ootust, et nüüd saab näha, kui palju konkurendid tulevad Mercedesele lähemale. Ferrari siis tegi siis esitiiva vedrustuse põrandaplaadi tagatiivaga muudatusi, McLaren siis samamoodi esitiib, sidepod, tagatiib, vedrustus oli Ferraril ka, Red Bullil ka vedrustused, esitiib, sidepodid, ühesõnaga muudatusi tehti omajagu. Vabatreeningul oli juba näha, mis meil siin vabatreeningul on, Leclerc, jah, kiirem Verstappen, teine Piastri, kolmas Hamilton, neljas, aga millest rohkem tahaks rääkida, sprindi kvalifikatsioon, kus siis hakkas, ütleme nii, et jutud intensiivistusid, Mercedes jäi esikohata ja Mercedes on ühtlasi siis ka nii-öelda kaht kiiremaid aega, Norris kiirem, Antonelli teine, Piastri kolmas, Leclerc neljas, Verstappen viies, Russell kuues. Ütleme nii, et lugedes ka sotsiaalmeediat, Ferrari muidugi kohe ops, me oleme, ütleme see vabatreeningu haip vajus kohe. Aga selles mõttes oli hea, et ainult üks vabatreening. sai nagu kiirelt sellest ootusest jälle lahti, aga kui üllatanud sa olid, et McLaren ja tegelikult ka olemused Ferrari nüüd ikkagi nii lähedal ja ka ringi peal kiiremad on? Jaa, see oli tõesti üllatav, et nägin ka seda postitust või seda uudist, et see oli esimene siis sessioon kogu hooaja peale, kui McLaren või kui Mercedes ei olnud siis esimesel kohal, et näitab, et uuendused ikka toimib. Muidugi siin tuleb arvesse ka võtta seda, et Miamis oli siis ju, ütleme, et üldiselt päris külmavõitu ilm. Et siuke muutlik, päris vihma ei tulnud küll lõpuks, aga kogu aeg see oli ka piiripealne, et pigem jahedad ilmaolud. Pilvine. Jahe temperatuur eksis siin ka, võib-olla mingil määral mängis rolli see autode ideaalse toimimistemperatuuri leidmine ja nii edasi, aga tõesti. Jah, natuke üllatav oli see, et Mercedes ei toonud neid uuendusi, et kuu aega oli ju aega siin timmida. Võib-olla nad arvasid, et me oleme ikkagi nii palju ees, et pole vaja siin mingit hullu tempot teha ja mis me veel üllatas. Ma korrasega vahele, nemad toovad siis Kanadaks. Jah, ehk siis 3 nädala pärast vist, jah. Ja kuidagi Russell eriti, Russell oli vist rääkis juba enne kvalifikatsiooni, rääkis, et Miami ei ole mu tugevaim rada, et ma pigem olen nagu kehv Miamis, et seda me nägime küll selles mõttes, ega ta ei valetanud, aga kuidagi tundus, et temal oli mingi eelinfo, mingi eelaimdus juba, et ega nüüd nii hästi ei lähe, kui siin hooaja esimesel etapil, aga selles mõttes, jah, McLaren ju, me teame, kui hästi McLaren suudab autot arendada ja kui kiiresti nad on võimalised kohanema siis uute reeglitega ja Miamis ajalooliselt on väga hea kohanemisrada olnud. Esimese võidu ju seal. Jah, täpselt, et see selles mõttes ei üllatanud ka, et kui McLaren siin eelmise etapi eel või pärast eelmise etapi nägime, et nad ikka siuksed suht kindlalt teised kõige paremad Mercedes järel, siis jah, ütleme nii, et ei pidanud kaua ootama, et nad siin päriselt siis esikoha eest ka heitlevad ja selles mõttes ainult tore, et ma arvan, et siin Austraalia järel me kartsime kõige halvimat, et tuleb jälle üks 2025, kus 2 sama tiimi meest võitlevad järjest võitude eest, aga mulle tundub, et siin on väga palju veel arenemisruumi teistel tiimidel ka ja siin võib väga-väga kitsaks minna tipus. Jaa, tundub küll jah, et ütleme see viimase kõige hullem oligi, kas ta oli 23 või 22 või, millal see 23 oli kõige, kui Verstappen ei olnud isegi nagu Red Bull, vaid oli lihtsalt Team Verstappen ja Russell ise, temast räägime veel, aga ikkagi selle saab ka selles mõttes kokku siduda, et ta rääkis juba mõtlen, kas oligi äkki sprindi kvalifikatsiooni järel juba, et tal on need, ütleme, madala pidamisega rajad ei sobi, tal nagu reffide ülekuumenemisega probleeme ja selle jõudude vahekorraga kohta ütleski, et teadsime, et nad tõenäoliselt vähendavad vahet, aga nad on meist kiiremad juba. Ühesõnaga see andis nagu lootus, et jõudude vahekord ei ole paigas, et Mersu ei võida kõik etapid ja lähme siit sprindi enda juurde. Sprindis siis, nagu öeldud, siis Norris startis esimesena, Antonelli teisena, aga Antonelli tegi taas kehvema stardi ja temast sai mööda ka Piastri ja ütleme tipus sai sellega laias vastus sai sõit läbi, et Norris kruiisis lõpuni, kruiisis okei, aga Piastri siis kindlustas McLarenile kaksikvõidu ja Antonelli siis temast sai tegelikult mööda ka Ferraris siis Leclerc
ja Ferrari Leclerc lõpetas siis 3. Ühesõnaga Norris, Piastri, Leclerc tipus seal liiga palju juhtunud ja tegelikult ka selle 19 ringi peale olid ka sellised, nüüd on suht turvalised vahed lõpuks, et seal 3,7 oli 2 McLareni vahel ja siis seal 2,5 umbes kaotas veel Leclerc Piastrile, et igastahes väga tugev algus McLarenil. Jaa, see McLarenite poolt ei ole tõesti midagi öelda, täielikult kontrollitud sõit algusest lõpuni ja ega siin jah sprindis, mis siin pakkus põnev, Verstappen ja Hamilton panid siin omavahel natuke, jagasid maid, Verstappen pidi seal üks hetk nii-öelda siis tiimi poolt, et kuule, sa surusid välja, anna koht tagasi, andis, aga lõpuks sai ikkagi mööda. Hamilton justkui nagu ei saanud aru sellest, et Verstappen tahab siin ümber jagada kohti, on ju, aga no lõpuks kuidagi nad said siin läbi tiimi raadiote siin. Ei, selles mehed jäid terveks, ma jäid terveks. Aga noh, väike süüke nostalgia ikka, et jälle vana hea tandem koos, on ju. Ja ka Mercedese poole pealt ka Antonelli siin, noh ütleme, et muidu kui nüüd välja jättes, et ta langes mitu kohta, siis selles muidu anonüümne, on ju, aga siin sõidu lõpu poole siis sai veel karistada ka, et raja piiritee on Tarmo uhkem üle, kui ma ütlen õigesti piiride ületamise eest, siis sai karistada ka veel paari sekundise karistusega 5 sekundit ja siis langes 4. 6. nii et täpselt tol hetkel siis ütleme nii, et peale sprinti vaatasime, et hoopis Russell võitis tiitli heitlus, on ju, et Antonelli vaikse totruse või jaburuse pärast siis langes paar kohta ka ja kaotas siis paar punkti veel Russellil ka üldiselt. Ja siis punktidele jõudsid veel Pierre Gasly Alpiniga 7. ja Isaac Hadi... ma vaatasin valesti, Hamilton 7. ja Pierre Gasly siis 8. sai 1 punkti kätte, et Alpinil olemuselt Gasly 8. Colapinto 10. ja siis nende vahel siis Hadjar 9. ja tagantpoolt siis Gabriel Portoletol disklav tehnilistel põhjustel ja Hülkenberg pidi ei jõudnud startigi. Oleks auto põlema vist, et väga efektiivselt jälle. Et Audil oli, ütleme kokkuvõttes keeruline nädalavahetus, ruuta natuke ette, aga kui ma õigesti lugesin, siis Hülkenberg sai kokku nädalavahetuse peale umbes 7 ringi, mis on päris... See on niisugune Aston Martini tasemel juba. Päris karm. Päris karm on, jah. No kasvamisprobleemid, ütleme nii, et kasvumured. Ja kohe laupäeval tuli siis otsa loomulikult ka kvalifikatsioon. Seal oli, kuidas ma ütlen, oli põnev taas. Seda kvalifikatsiooni, ütleme, natuke meenutas eelmist aastat, kus ootad juba lõpus, et noh, kes nüüd selle viimasel kiirel ringil siis selle parima ringi teeb. Russell oli hädas jälle, ütleme siis Mercedese selle aasta taset arvestas, tema oli 5. Aga Antonelli võttis ära kvalifikatsioonivõidu ja Max Verstappen 2. Kohe vaatan, kus ta oli või mäletad sa peast, kas ta Jaapanis langes välja kohe esimeses Q1 kvalifikatsioonis, mäletad sa? Ega ma ei mäleta ausalt öelda, see huvitav küsimus võiks. Ma kohe vaatan, räägi sa nii ka kvalifikatsioonist. Kvalifikatsioon üldjoontes oli tõesti päris põnev ja et no, Antonelli oli näha, et Mercedes siis midagi ikka siis muutis siin sprindi ja kvalifikatsiooni vahel, et Antonelli sai kuidagi paremini sina peale selle autoga ja vahe oli ka ikkagi päris kindel, et ligi 20 võrra kiirem siis teisel pool Max Verstappen, kes tõesti ma arvan, et esimest korda selle hooa jooksul oli rahul oma autoga. Ma ei ütle veel, et ta oli õnnelik. Ta ei olnud pahane. Max ei olnud kriitiline oma auto kohta, et see on samm edasi tõesti ja noh, see meenutab ju jälle täpselt seda eelmise hooaega, et isegi kui Maxil on, ma ei tea, 5-6 kõige parem auto, siis nii-öelda tulemuste poole pealt, siis ta toob selle ikka sinna ees otsa ja mis iganes, kus kohas see auto on, siis Max on ikka kusagil ees otsas. Ma leidsin ühes ka ta oli Jaapanis siis 11, ehk siis ta jäi Q2 pidama esimesena Q3 väljas ja ütleme, jõudes sealt ühe etapiga, kuu aega pausi, aga ikkagi ühe etapiga esireale on väga kõva, ütleme, töö tehtud nii vormeli tiimi kui ka hollandlase enda poolt. Absoluutselt, noh. Kõik, mis ma just rääkisin Maxi ja Red Bulli kohta. Oled nõus. Ja muidugi Isaac Hadjaril siis oli ka eksis seal tehniliste reeglite vastu sai disklavi, et ütleme, hakkas natukene kruvima seda Red Bulli, nagu öeldakse,
teise sõitja needust. Sellest muidugi sõidust saab rohkem rääkida, seal läks nagu ütleme veel kehvemini, aga mis siis igastahes kvalifikatsioonist veel, Leclerc 3, ütleme Norris 4, Russell 5, Hamilton 6, Piastri 7 ja siis Alpine, Colapinto 8, Gasly 9 ja Hülkenberg sai olemuselt ikkagi, ütleme, 10. koha kätte, et natuke oli küll. Mina tundsin niisugust ikkagi eelmise aasta ja üle-eelmise aasta lõpu või teise poole ikkagi seda juba, et vähemalt tiimid nagu sassis, ei ole ainult Mersu ja siis ei tule ainult järgi Ferrari ja siis vaatame edasi, kes on, et nagu mõnusalt siuke nii-öelda segapudru on kõik. Ja, et see esinelik, eks Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren on tõesti Miami põhjal olid küll väga võrdsetel pulkadel sisuliselt, vähemalt nii-öelda ühe ringi kiiruse poolest. Ja siis sealt edasi tundub küll praegu, et Alpine on päriselt siis 5 kõige parem auto ja justkui, et nagu Alpine'i ja siis juba siis 6. koha veel on ka mingi hulk või mingi osa, mingi vahemik siis tühjamad ka, sest et Colapinto tegi tegelikult ju oma karjääri parima kvalifikatsiooni senini ja vist ma olen üsna kindel, et see oli esimene kord, kuidas siis ka Gaslyst oli kiirem. Ma arvan, et see hooaeg kindlasti, ma ei mäleta, kas eelmine hooaeg võib-olla üksikutel kordadel suutis Gasly edestada. Et mis iganes Alpinis on siin 2 hooaja vahel tehtud, see on väga edukalt toiminud ja selle kuu ajase siis pausiga on ka justkui nagu kindlustatud seda 5. kohta, et sealt edasi tundub jah, et Audi, Red Bull, Audi Racing, Haas, Williams on kõik kuidagi niimoodi mingis vahekorras nad on, mis iganes, kes paremini seadistusse saab ja siis tuleb see õnnetu Astoni ja Cadillaki vormel 3,8 turniir, mis neil seal toimub. Aga omavahelises on nüüd Aston kiirem olnud. Väga arengusammud selles mõttes, et mis iganes potentsiaalist Adrian Newey on siin rääkinud viimased pool aastat, siis jälle ühe sammu võrra lähemal selle tõelise potentsiaali siis lahti lukustamisele. Ütleme võrreldes Austraaliaga absoluutselt iga samm edasi on teretulnud nendel. Ongi. Ma ei tea, kas võib öelda, et nüüd on neil see nii-öelda testimisfaas läbi. Ma ei usu, aga ma arvan, et nad jätkavad testide tegemist veel pikalt, aga ütleme, et nende mõistes on nüüd Bahrein läbitud, ehk siis hooajalne esimene test on võib-olla nüüd läbi saanud neile edukalt. Ja nüüd hakkame vaatama, kus me siis teistega oleme. Aga lähme pühapäeva juurde. Esiteks, ütleme, eestlasele hommikul hea uudise, et etapp toodi 3 tundi varasemaks. Pidi algama kell 11 õhtul, algas kell 8, seda siis suure tormiõietuse tõttu, mis tegelikult lõpuks vist jõudis kohal ikkagi Miamis oli hommikul. Et siis hommikul või ütleme varahommikul siis torm möllas, sõidu ajal lubeti vihma, ei jõudnud, aga kell 8 hakkas. Refidest oli siis Hadjar, kes startis boksidelt, oli kõvaga, ülejäänud olid keskmise seguga ja start ja mis juhtus jälle, Antonellil jälle ei saanud minema. Ma ütleks, et see oli Antonelli hooaja parim start senini. Et kui nüüd mõelda, palju ta on kaotanud, et tavaliselt esimeselt või teiselt 5., 6. on ju siis esimeselt ainult teiseks langedas on ju tegelikult 3. Jah, 3. et siin kabetamine toimus, aga suures plaanis okei start, et jah, Antonelli, ma ütleks, et tema tegi nii hea stardi, kui on teha selle Ferraride ja McLaren, kus lihtsalt jätkuvalt on lihtsalt täielikult raketid siit stardist lahkudes on ju, et ma nägin statistikat, mis oli eilse sõidu eel ja see oligi esikolmik, ehk siis ütleme stardi esikolmik, ehk siis Antonelli, Verstappen, Leclerc, et Verstappen on esimeste ringidega kaotanud 10 kohta, see oli siis nii-öelda enne Miami põhisõitu, Leclerc on võitnud +10, mis näitab nende raketti ja Antonelli -19, et päris suured vahed ja aga siis saidki Leclerc ja Verstappen said mööda ja Verstappen tegi siis pirueti. Alguses ma vaatasin, ma nägin seda pirueti hetke täiesti kindel, et põrkas kokku kellegagi. Esiteks seda ei põrkanud ja teiseks see, et kuidas mitte keegi omakorda talle otsa ei sõitnud, see oli ikka suht müstiline. No see kõik selle kogu pirueti juures on tõesti müstiline küll. Esiteks,
rehvid lihtsalt olid natuke jahedad ja Verstappen läks natuke liiga julgelt siis suruma sinna kurvi, mis siis tingis ka kontrolli kaotamise ja see, kuidas ta nagu taastas kontrolli oma auto üle, et isegi pirueti ajal tegelikult oli täielikult omas kontrolli oma auto üle, et no sa teed pirueti stardis teiselt kohalt ja kus ta välja 9. siis jätkas sõitu. Jah, 9. või 10. ja 9. siis kõik teised sõitjad oleks sõitjate rivi lõppu langenud sellise asjaga, aga Verstappen tegi väga efektiivse pirueti ja pani edasi, nii et selles mõttes ta ise oli ka suhteliselt rahulik raadios, et oih, vabandust, sorry kutid, paneme edasi. Aga ikkagi väga joppas. Või selles mõttes ka hea töö sõitjatelt tagantpoolt tulnud. Jah, joppas kõigil. Aga ikkagi joppas ka, et... Leclerc oli siin millimeetrite kaugusel Verstappenist, Norris oli millimeetri kaugusel. Tagant oli Hamilton, kes tegelikult kaotas isegi aega natuke. Jah, et kogu siis selle pirueti taustal siis, ma arvan, et see natuke aitas Antonellit ka, et võib-olla see oleks see langus vähe suurem olnud. Aga siis jah, nii ta edasi läks siis. Ja siis oligi, Leclerc oli siis uus liider, Antonelli siis jah, lõpuks nii-öelda selles mõttes langes ju teiseks, kuna Verstappen langes omakorda tahapoole ja Norris tõusis siis 3. ja Antonelli möödus 4. ringi Leclercist, järgmisel võttis Leclerc kohad tagasi, siis möödus omakorda Norris Antonellist, ehk siis nägime ka, et kas sõidu keskel, sõidu sees, tõsi vähemalt sõidu alguses McLaren suudab Mercedesest mööduda küll, aga siis tuli 6. ring või 7. 6. vist rajale turvaauto. 2 intsidenti siis, esiteks räägime siis selle nende lühemäära Isaac Hadjar sõitis vastu rajapiire, lõikas seal kurvi ja siis maandus teises rajapiiris järgmises kurvis ja sellega oli sõit läbi ja võt siis hakkasid küll need nii-öelda Red Bull teise koha needus hakkas, ütleme jutud Redditis intensiivistusid. Jah, ütleme, et see needus, eks, aga see oli puhas lihtsalt Hadjari enda, ma ei teagi, lollus, võib-olla natuke ekstreemne öelda, aga lihtsalt sõiduviga, see on puhas sõiduviga, et läks jällegi natuke liiga uljalt šikaani. Lõikas niimoodi, et kaotas kontrolli auto üle ja otse seinad. Miami tänava rajana seinad ongi väga lähedal jällegist rajale. Väike eksimus maksabki kõik sulle kätte ja Hadjar pani vastu seina ja ma ütleks, et nii vihast meest ma ei ole ammu vormelis näinud. Ta peksis päris palju seda kokpiti. Et me nägime, et kohe nägime siis seda siis auto kokpiti, kuidas Hadjar siin kokpiti enda kiirit peksab, on ju, siis läheb niisugune minut mööda, tuleb uuesti kaadri, ikka veel peksab. Kusjuures selle pealt ei mulje, et keegi pani otsa talle vaata. Ja mõtlesid küll korra, et sest et siis me peame teisest intsidendist ka paralleelselt juba rääkimast, et nägime ära selle Hadjari. Siis vaatas, et kas Lee on tagurpidi põhimõtteliselt või niimoodi horisontaalselt. Jah, ta ütleme vasak parem seisis rehvide peal, siis selle nii-öelda rehvi piiride peal, piireti. Et mis siis seal toimus, on ju, saime siis hiljem aru, et tema põrkas kokku Liam Lawsoniga, kes samal ajal siis tema auto käigukast ütles üles. Ehk siis Lawson, kelle auto ütles üles, pani kokku Gaslyga, Gasly lendas seina. Ja nii ta oligi, sisuliselt meil oli 3 katkestust, 3 auto riket niimoodi 20-30 sekundi jooksul. Oli jah, ja seal videost on näha, et Lawson enne, kui ta siis nii-öelda külje pealt otsa sõitis, tal juba läksid ka rehvid plokki, et ilmselgelt ütleme, ei olnud enam kontroll päris niimoodi masina käes, kes liigis üle katuse õnneks, kõikid terveks ja jumal tänatud jälle Halo eest. Jah, see on jälle koht, kus Halo väga võimalikult päästis ühe inimelu, et ka enne Halo olid meil väga palju selliseid õnnetusi. No Alonso meenub, on ju. Alonso on ju, Markus Erikson, ma ei mäleta, kas juba siis oli Halo, ma tõesti pead ei anna, aga ütleme, et üle katuse on ikka autod käinud, aga see on ikka hirmus, selles mõttes ikka natuke õudne vaatepilt, kui vaatad, auto tagurpidi, taoliselt ta ei peaks niipidi olema. Ja selles mõttes ka natuke karuldane, sest et praegu ei olnud ju, ütleme, ta ei tõusnud ju suurelt kiiruselt lendu, ta panigi seal kurvis nii-öelda üle katuse, kohe rajapiirid oligi seisis. Et ei ole kiirelt, käis ka kõik kuidagi. No see on jällegist tänavarada on ju, et piirid ongi lähemad, kui oleks võib-olla traditsioonis oleks seda nii-öelda rullimisala rohkem olnud, et võib-olla paar efektiivset sellist kukerpalli veel ja auto oleks võib-olla ka õiget pidi seisma jäänud kusagil, aga kui seinad ongi lähedal, siis need õnnetused ka lahenevad kiiresti, ütleme nii.
ja siis tuli ilmselgelt rajale turvaauto, mis siis mõned ringid oli, Max Verstappen käis ütleme siis liidripundis, tema hakkas siis tõusma vaikselt, käis liidripundist boksis, vaetas kõvad rehvid alla ja langes siis lõpuks tol hetkel, ma arvan, kõige kehvem oli 16. positsioon ja hakkas siis sealt vaikselt tõusma, mis aga tipus jätkus 13. ringil, tõusis Norris liidriks ja Leclerc'is sai siis peagi mööda ka Antonelli ja ka tegelikult ka Piastri ja siis 29. ringil haaras Antonelli taas liidriga endale, ta möödus siis nii Norrisest kui Verstappenist, ütleme nii, et puht kiirusega no siin oli McLaren oli ütleme võidukiirus ei ole olemas, aga Mercedes taktika jälle. Taktika lihtsalt jah, et läksid vist ring või 2 varem tegid selle boksi pealt undercutisid, et kommentaatorid, vaatasin siis, mainin ise FX TV ära, FX TV siis kommentaatorid rääkisid, et ei, see undercut ei ole Miami rajal nii efektiivne, et tavaliselt seda ei tehtud, no tundus, et on küll efektiivne, et Antonellile piisas küll sellest paarist sekundist, mis ta siis võitis värskete rehvidega. Ja Verstappen oli, kuna tema käis hästi vara boksis, siis tema nende kõvade rehvidega ta oli lihtsalt nii palju rohkem kulunud, et isegi kaua võib-olla püsis veel nii-öelda liidripositsioonil või liidrimängus. Jah, et Verstappeniga selles mõttes müts maha ka Red Bulli taktika osakonnast, et mindi teistmoodi tegema ja kui oleks mingi turvaauto veel tulnud või kui oleks see kaua oodatud vihm tulnud maha, siis oleks see võib-olla väga-väga efektiivnud, et jah, et ilma teate, et siis erinevate tiimi, erinevad radarid, erinevad ilmaennustajad, kõik ennustasid 20 ringi pärast tuleb, 10 ringi pärast tuleb. 5 ringi pärast tuleb, täpselt seal teises kurvis tuleb paar tibakest ja siis umbes, et 5. kurvis tuleb nüüd natuke rohkem, et ütleme nii, et tehnikasport ikkagist, et nii täpselt ilmaennustas mitte ükski neist ei läinud täppi, et ja mida ei tund vihme. Vist ikka tibutas, umbes keegi, äkki oligi Norris, kes ütles et paar tivakest kiivri peal on ja kõik, aga jah, raske on seda ilma ennustada ikkagist. On. Aga jah, ütleme selle vihmaga, tiisiti inglise keeles siis palju, aga mida ei tundu oli vihm, et selles mõttes seda nii-enda vihmashowd me ei saanud, aga ütleme, iseenesest huvitav oli ikka, aga räägime selle võiduvõitlu siis lõpuni, kui Antonelli sai siis mööda tõusis liidriks, siis seda kohta tõi ta lõpuni välja, mis on aga hea. Norris jäi lõpuks küll, ütleme, ta jäi 3,2 sekundi kaugusele, aga ongi see, et 3,2, mitte mingi 15-20 pluss, et hoidis ikkagi survet peal. Ja tegelikult see vahe oli enamiku sellest sõidust oli see palju väiksem, sellest, et see oli sekund 2 vahel, et kogu aeg see niimoodi siin kulges, et kord oli Antonelli kiirem ühe ringi jooksul, siis kord jällegist oli Norris kiirem, et seda nagu põnevust ei kadunud ära, et Norris oli alati päris ohtlikul kaugusel ja Antonelli hakkas siin sõidu teises või lõpufaasis kurtma ka, et midagi on tal käigukastiga viga, midagi endal siin piduritega, et kõik ei toimi päris nii, nagu tahaks, on ju, et aga kogu selle nii-öelda hädaldamise juures suutis ikkagist võidu ära võtta ja siin oli jällegist näha, et kui oluline on siis sõiduinseneri roll, et Bono ikka nii-öelda rahustas. Jah, et Antonelli oligi siin kõlas päris hädas, mina ei saanud sõnagi aru, mis ta seal kurtis on, aga Bono väga rahustav hääl lõikas läbi, et näeme, tegeleme, sõida rahulikult edasi ja sõitiski. Ja siis tuli veel see, et Antonelli jällegi flirtis nende rajapiiride ületamis, siis karistusega sai siis hoiatus, et ühe korra ületad veel ja karistus käes on ju. Bono teatas info ära ja tundus, et info võeti edukalt vastu. No seal oli jah, kui ütleme viimane kord, kui vähemalt eetrisse lasti, et Bono ütles, et rohkem ei tulnudki. Ja selles mõttes pidis hästi vastu, aga rääkis natuke Verstappenist veel, et tegelikult jah, nagu mainitud, oli 16. ja sealt ronis ikkagi päris kõvasti tagasi ja ka päris kiiresti tagasi ja pull oli see, kui ta seal nii-öelda keskväljal siis Williamsitega võitles, siis Sainz pani päris kõva tiraadi maha, et nüüd ta arvab, et kuna ta on keskväljal, pole midagi kaotada ja siis ta võib teha, mis tahab, et see oli Sainz oli päris häälekas seal. Jah, eks Sainzil oli palju kaotada ka, et üle pikka aja siis Williamsi mehed punktides. Ja punkti konkurentsis. Jah, punkti konkurentsis. Üldse nagu ma ütleks, et kogu nädalavahetus oli Williamsi meestel päris okei, et kiirust oli tunduvalt rohkem, kui neil siiamaani on selle hooajal olnud. Ja selles mõttes Sainzil mõnel määral ka õigustatud,
et tema sõidab oma sõitu, on ju, Max ilmselgelt mõtleb oma peas tal on vähe teistsugused eesmärgid, aga ikkagist peaks suhtuma siis rivaali igasse autosse tegelikult selles mõttes samasuguse austusega, et Sainzi antud hetkel Sainzi tiraad oli natuke õigustatud, aga jah, eks Sainz on meil ju tuntud siuke raadiolausuja. Üsna häälekas. Ütleme, et taktik on ikkagist. Ja kolmandana siis Antonelli ja Norrise järel lõpetas lõpuks Piastri. Leclerc oli tõusis liidriks. Kas tahad sellest rääkida? Peab rääkima. Tõusis liidriks, siis seal boksi taktikaga ei läinud, ütleme siis Ferraril kõige paremini, ütleme niimoodi, omapära huvitavad olid need vahepealsed raadiosided. Või nende puudus. Või nende, ütleme, ühepoolne kommunikatsioon. Aga jällegist, Ferrari opereerub mingil teistsugusel tasandil lihtsurelikust inimestest, mulle tundub, et nende taktikosaga, teisel raadiosagedusel kindlasti, et ühesõnaga Leclerc toodi siis pigem varaboksi, ütleme nii, et Ferrari siis, ma ei tea, milleks nad ette valmistasid ja siis Leclerci raadiosides oli see, et miks te nüüd boksi tõite, et mis toimub, et kas te teate midagi, mida ei tea või? Vastust ei tulnud, ilmselgelt valel sagedusel on ju. Ja siis tuli teine raadioside umbes, et kuulge, et ma olen ka tiimis või natuke treerin, aga et suhelge minuga. Järgmine kord, kui te otsuseid teeks, siis konsulteerige minuga ka, et ma tahaks ka teada, mis toimub, on ju. Vastust ei tulnud jällegist, et tõesti, mis seal toimus, on ju. Aga ütleme, see oli, tol hetkel oli veel vähemalt nagu lootust. Poodium ikka soolas, jah. Ja Piastri möödus siis tegelikult eelviimase ringil Leclercist ja siis viimasel ringil, kui avaringil siis Verstappen tegi pirueti, viimasel tegi Leclerc, päästis ka päris hästi päästis, aga masin sai veidi kannatada, ta käis seal ka paari kurvi ei suutnud enam, ütleme siis nii-öelda vastavalt reeglitele läbida ja siis lõpusirgel sai nii Russell kui Verstappen mööda ja siis paar tundi hiljem tuli veel 20 sekki karistust Monaco lasele siis, et sõitis nii-öelda ohtlikult, mis see sõnastus on, aga ütleme nii-öelda ebaterve masinaga ja kuna ta ka seal raja piire, ütleme... lõikas kurve sirge. Jah, ütleme, olude sunnil käitus loominguliselt. Leiutas oma viise raja läbimiseks. Siis langes lõpuks 8. Ütleme nii, et pooleteise ringiga 3. 8. Päris karm. See on mamma mia. See on päris karm, jah, et ütleme kuidagi, ta on ikka raske Ferrari. Kuidagi on, kas või sama, nüüd Ops tulid Mercedesele järgi, uuendused toimivad. Ei, see Ops nüüd paneb McLaren jälle neist mööda. Kuidagi, ja see sõidu sees ja Hamiltonil oli, tema lõpetas siis 6. Ja siis kuidagi, ütleme, pigem anonüümne oli see. Jah, Hamiltoni anonüümne on hästi öeldud, sest ega me ei näinudki Hamiltoni, mis temaga toimus, aga tundus, et tal lihtsalt ei ole suurt kiirust ei olnud, et siin, ütleme, esiotsa autodega konkureerida, aga jah, Piastri poolt veel siis jah, et see okei nädalavahetus, et tuli 3. ära ja see möödasõit Leclercist oli küll sööke, et oli kogunud ennast juba 10 ringi, et kogu aeg oli näha, et see vahe on vaikselt vähenemas ja siis tegi oma ära, aga siis jah, kuidas Leclerc siis nii-öelda vastas sellele möödasõidule väga efektiivse piruetiga, siis jah, valus. Piastri sööke, ütleme, not great, not terrible, et 3. aga ikkagi Norrisest, ütleme, Norris tegi ikkagi sel nädal, see oli selgelt parem. Aga nii, ütleme, tipptiimid räägitud, Franco Colapintot kiidame 7. Esiteks Colapinto ise tegi tugev nädalavahetuse, nagu me ennega mainisime, Alpinis, ütleme, masin ikkagi liigub täitsa viisakalt juba. Jah, Colapintolt kindlalt karjääri parim nädalavahetus siiani. Üks tugevamaid kindlasti. Üks tugevamaid, arvestame seda, et isegi ma arvan, et Gasly siis välja sõiduta oleks seis sama olnud, et Colapinto oligi kiirem kogu nädalavahetuse peale Gaslyst ja ütleme nii, et meile ju väga selles mõttes ebameeldiv uudis, et kui Colapinto veel sükse nädalavahetusi teeb, siis tundub aina rohkem põhjust teda hoida, nii et aga mis siin ikka nii-öelda halba soovida kellelegi, et Colapinto poolt igati tugev ja soliidne nädalavahetus, et
jah, et tal oli vaja sellist esitlust kindlasti, et kui kaua ta siin selles nulliringis oli ja kui palju neid statistikaid tuli, et Gasly, mis iganes, on 13 korda järjest edastanud, et 14 korda, mis iganes. Et jah, tema poolt täiesti soliidne, kindel nädalavahetus, et best of the rest, selle kohta võib öelda. Ja Alpiini jaoks ka selles mõttes väga, väga oluline näha, et kui kas liiga juhtub midagi, nagu seekord 6. ringil juhtus, siis ei ole nagu, kuidas ma ütlen, ei ole lootust läbi. Et sul on teine vend ka, kes suudab väga, väga viisakalt punkte tuua 7. koha ees, siis 6 punkti ja kiidame Williamsit ka, topeltpunktid, Sainz 9, Albon 10, nemad on ka, neil on ka need üliväärtuslikud punktid, aga Mercedeses siis Kimi Antonelli 3 etapivõitu järjest, tal on 100 punkti, Russellil 80 punkti, ta on esimene sõitja ajaloos, kes on 3 kvalifikatsioonivõitu, 3 esimest kvalifikatsioonivõitu pööranud ka 3 võiduks ja ikkagi see Russelliga, et ütleme, kuuetris seal, et Miami ei ole tema rada, ei ole siuke madal, ütleme, kehv pidamine, päris kõik ta ei sobi nii hästi, aga ütleme, see ei ole ju ainus selline rada kalendris. Et minu jaoks on ikkagi üllatavalt tugevamalt on praegu Antonelli alustanud. No me ei pea kaugele ajalukku vaatama, et näha hooaega, kus hooaja eelne favoriit siis kaotab peale esimesi etappi oma tiimikaaslasele, et just umbes täpselt aasta aega tagasi me rääkisime täpselt sama juttu Oscar Piastri ja Lando Norrise kohta, et veel on kindlasti vara mingisuguseid põhjapanevaid ennustusi teha. Ei, seda kindlasti. Aga mis on ilmselge on see, et Antonelli on praegu palju paremini sina peal autoga kui Russell, et jah, midagi pole öelda. Mees teeb lihtsalt tõesti uskumatut tööd selles mõttes, et nii noor, aga nii rahulikult võtab neid võtta. Hooaja alguses, nagu me nägime eelmine hooaeg, eks see pinge ongi parem, ongi lihtsam siis toime tulla selle pingega kindlasti, et eks näis võtta. See hooaeg, ma arvan, et Mercedes ongi natuke nüüd mures, sest et see vahe nüüd teiste tiimidega ei ole nii suur, kui McLarenil oli see ülekaal siin eelmise hooaja. Ütleme nii, et läbivalt üle siis eelmise hooaja, et juba tundub, et konkurent on palju kiiremini siin tagasi võtnud seda vahet. Ja eriti kõva on see vahe võrreldes kas või Austraaliaga, mis meil oli napilt 2 kuud tagasi. Jah, et seal vist oli see vahe siis kvalifikatsioonis umbes nii, et McLarenid 80 ees Mercedesed ees 80 teistest konkurentidest, et jah, ma arvan, et kui Russell, ma arvan, et ta on väga-väga mures praegu ja just selle pärast, et hooaja algus on just see koht, kus sa peaks võimalikult palju seda edu siis laduma. Ja selle praeguse aga seda teeb aga tema asemel teeb seda Kimi. Et vähe sellest, et konkurendid jõuavad järgi, aga sa oled juba oma tiimikaaslasel päris korralikult maha jäänud, et 20 punkti. See on päris etapi vahe veel ei ole, aga ega see kaugel ka ei ole, et ütleme, ma arvangi, mis see võib-olla kehvem ongi Russelli vaates ongi just see trend. Antonelli on olnud siis teine, esimene ja Russell on siis võitis, siis oli Hiinas teine ja siis on 2 korda 4. Et igati pidi, mis on ainult positiivne. Ülivara muidugi rääkida veel, kes siin tiitli võidab, võib-olla tuleb siin Norris või Leclerc või keegi ütleme mängu. Sa ikka mainisid ära Leclerc. Ei, ma tahaks. Ta on 3. Ta on 21 punkti Russellist, ta on 3. praegu. Päris hea. Tõsi, okei, viimase etapi pealt muidugi McLarenil oli see trend vähe parem, aga see oli 1 etapp, aga igati pidi 19-aastane kutt üli muljetavaada valgus, et selles mõttes kõik on väga, väga tipp-topp ja Toto Wolff ta on ka, ütleme, karismaatiline vend, et kui seal, me nägime küll seal Austraalias, eriti just Austraalias neid naeratusi, mis seal Muigeid. Paratamatult tulid näole kuidagi, jah. Tulid, jah, ja siis laupäeval või oli juba äkki reede sprindi kvalifikatsiooni järel, need muiged olid asendunud, ütleb vastupidise näo peale täpselt. Jah, et ongi päriselt ka murekoht, et ma arvan, et Mercedes ei oodanud, et konkurendid nii kiiresti järgi jõuavad, et ma täitsa usun, et nad olid
umbes niimoodi mõelnud, et meil on kusagil hooaja keskpaigan ikka teatud eelis säilib, aga võtta näpust on ju väga-väga kiiresti on see kõik muutunud ja ei teagi, vaata, nüüd on jällegi päris pikk paus 3 nädalat, et selle jooksul kindlasti no Mercedes tuleb ise Kanadaks uuendusi. Vot siin ongi põnev koht, et kas see toimib, kas nad säilitu või taastavad selle tugeva ülekaalu või siis konkurendid teevad samamoodi uuendusi ja jääb siis praegu seisuga. No McLaren toobki ka nii-öelda Vol 2, toob ka Kanadaks. Igatpidi on jälle mida oodata. Mõtlen, kas Miamist veel midagi rääkida, ütleme, vihma ei tulnud, olemuselt, ma mõtleks, hooaja kokkuvõttes, senise hooaja kokkuvõttes täitsa enam-vähem okei sõit. Vaadatav, täiesti. Saab paremini, saab halvemini, saab kõvasti halvemini. Nagu me hooaja alguses nägime, saab halvemini küll, et juba see, et täpselt, et tiimide omavaheline vahekord on palju väiksemaks läinud, just et nagu vahed on väiksemaks läinud, mis teeb juba põnevamaks siis sõidusisesed momendid, et meil ei ole üks tiim, kes eest kaup teistelt. Ja oligi möödunud etappidel me nägime seda, et Mercedesed sõidu alguses langevad paar kohta, võtavad 5 kuni 10 ringiga tagasi, sellest panevad eest ära, ei ole mitte midagi teha, on ju. Aga siin ei juhtunud seda, et Russell ei saanud üldse kelleski eest, ei saanud mööda, ei saanud kuhugi. Jah, ta sai, aga siis saadigi temast. Ja Antonelli ka, et kui ta juba sai selle värske õhu, siis ega ta ei kadunud eest ära, et see näitab, et väga-väga hästi on siis konkurendid järgi jõudnud ja ma arvan, et selline trend võiks jätkuda ülejäänud sõitudes. Väga loodame. Aga võtame ka paar küsimust. Gunnar kirjutanud, et kui öeldakse, et erinevatel tiimidel, näiteks siis McLaren ja Mercedes, on mõlemal Mercedes jõuallikas, kas tähendab, et need on ka võrdselt head või on Mercedes paremad mootorid ikkagi endale jätnud? Minu teada mootorid peavad olema identsed, et kui on nii-öelda tootja toodab siis mootoreid, siis peab olema igale kliendile peab olema täpselt võrdselt tehtud selles mõttes, et mootor peab olema ühesugune. See, mis sa selle ümber ehitad, see on nüüd tiimi enda voli, et jõuallikas on siis täpselt selline, nagu tootja teeb selle, aga siis kogu aerodünaamika, mis iganes paigutus, et kõik see on siis tiimi enda teha, et kui nüüd siin Mercedes, McLaren kasutavad sama mootorit, siis pigem just on küsimus, et kuidas seda mootorit siis on, kuidas selle ümber on auto ehitatud, see on see, mis määrab, kas üks on kiirem või aeglasem teisest. Ja kuna Mercedes on ju seda, ütleme, ise ehitanud, ise tootnud, lihtsalt see know-how kokku sobitavusega ongi see, et küllap seal, võt seda ei saa kuidagi nagu reguleerida ka või kuidagi nagu reeglitega kuidagi piirata, et sul töötajad, kes on tegelikult ehitanud, seal ilmselgelt nad on natuke targemad ja teavad neid nüansse paremini, aga põhimõte on, või nagu põhireegel on see, et tarnitav mootor peab siis ikkagi olema identne sellele, mis sa selle mootoriga teed, ega seda ei pea Mercedes ette ütlema. See on iga tiimi oma voli ja oma nägemus. Ja võtame teise küsimuse veel. Remo kirjutas, tere jõudu, tekkis mõte uurida, mis teie arvate Miami ringrajastus selles valguses, et kas pigem on hea rada võidusõiduks. Isiklikult arvan, et on selle 5 aasta jooksul on ennast tõestanud küll F1 kalendris, pakub häid etendusi, kui nii võib öelda. Kuidas sulle meeldib Miami rada? Mõtleme korra. Võrdleme seda teiste tänavaradadega. Monacos on ta parem. Monacos on kõik parem. See ei ole väga suur etalon muidugi, mille selle ületamine. Baku mulle meeldib jälle rohkem. Baku on jällegi süke, et ta karistab rohkem sõitjaid. Et, Miami on süke kuldne kesktee, ma ütleksin, et ta ei ole nüüd super hea rada ja ta ei ole ka midagi halbavat. Et, mul tundub, et põhjus, miks ta on siin vormeli kalendris päris hästi säilinud, ongi ikka see show element, et ja USA täpselt jah, et F1 FIA-l on vaja etappe, mis USA-s toimuvad ja mida rohkem neid on, seda parem, et selles mõttes Miami on nagu õigustanud ennast, et ta pakubki täpselt sellist kuldset keskteed, et on midagi vaatajatele, nii-öelda nagu tavavaatajatele on ka midagi päris fännidele, et ma ei teagi, ma ütleks, et ta on selline 50 rada, et on häid asju, on ka halbu asju, et
ajab asja ära, ütleme nii. Ajab asja ära. Ütleme, päris Monaco ei ole. Ütleme, eilne sõit oli ju, isest täitsa okei. Tegelikult oli huvitav, aga ei olnud ka midagi müstiliselt ägedat. Jah, et siin ei ole mingisuguseid siukseid kurve või sirgeid, mis on ikoonilised või mida sa nagu, mis sa tead, et põhimõtteliselt iga kord, siin ei ole siukseid Eau Rouge'i või Silverstone'i siis Beckettsi kurvide momenti, mis sa tead, et need on tõeliselt siuksed sõitjate kurvid on ju, et see on siuke, ei ole ka vist nagu väga väljakutsel sõitjatele tõesti, et jah, nad on ta on okei rada. Ta on okei. Mis üks asi, mis pluss on teoorias, seal võib hakata ilmrolli mängima. Okei, jah, eile lõpuks ei mänginud, aga see alati, kui nad on ka ju seal, ütleme, kevade alguses või kevadel, siis alati on ka see nii-öelda heas mõttes oht olemas. See lisab nagu vürtsi. Jah, et ilmafaktor on väga hea muidugi ja oleks olnud vihma eile, siis jumal teab, mis oleks juhtunud, oleks meil üks hooaja parimaid sõita võinud tulla sellest. Absoluutselt. Ja, aga ei, ma ei tea. Ma ütleks, et hetkel ta on igati õigustatud, et las ta olla seal, olgu siis FIA-le see üks koht veel, kus toorelt raha teenida on ja kus publikut kokku tuua ja superstaare näidata on. Kuigi oli ju nädalavahetuse jooksul näha küll, et seal mingid nii-öelda tribüünid olid suht tühjad ka seal mingite sessioonide ajal. Ja vaata, siin ongi sellega teine küsimus, et äkki nagu USA publikul on ka juba natuke üleküllus tekkinud. Et praegu on ka NBA play-offid asjad kõik. Okei, tõsi, Miami's ei käi. Miami vist ei ole selles konkurentsis. Nemad enam ei ole, jah. Aga ma ei teagi, kuidas nii-öelda ma ei oska panna ennast tavalise USA F1 fänni kingadesse, et kui mul on see variant, et mis mul on 3 etappi toimub minu kodumaal, et eks see ikka lähed, mis kodule kõige lähemal on. Kõikidesse ikka vast ei viitsi minna, kui ma just hull rikkur ei ole, siis valid paar tükki välja, et jah, nii ta on. Nii ta on. Nagu räägitud, siis MM-sarja üldseisus Antonelli liider, 100 punkti, Russell teine, 80 punkti, Leclerc 3, 59 ja siis järjest Norris 51, Hamilton 51 ja Piastri 43. Ja meeskondlikus arvestuses siis hetkel ilmselgelt on Mercedes veel ülikindel liider. Õnneks Miami näitas, et see vahe võiks teoorias väheneda, ehk siis Mercedesel on 180 punkti, Ferraril teisena 110 ja McLaren võimsa nädalavahetusega siis 94 punkti, 3. ja Red Bull jääb praegu tegelikult veel päris kaugel isegi, 64 punkti on maas. Ja Alpine siis 5, 23, Haas 6, 18 ja Racing Bulls on 14 punktiga 7, nemad on siis ainsad 7 tiimi, kes on üle 10 punkti kätte saanud ja nulli peal veel, nagu võis ka oodata, Cadillac ja Aston Martin ja nagu öeldud, nüüd tuleb meil taas, kui ütleme terve aprilli vahele, nüüd siis tuleb pausi meil täpselt 3 nädalat ja 24 mai, Kanada GP, arvestades siin, et Mercedes toob uuendusi, McLaren toob uuendusi, ma arvan, et tasub oodata küll etappi. Kindlasti. Ma ütlen selle ka ära, et Alpine on nüüd selle 4 etapiga oma eelmise hooaja punktisaldo juba ületanud ühe punktiga. 4 etapiga. Ilmselgelt väga-väga suur areng ja väga õiges suunas liigutud, aga jah, Montreali nii-öelda eelvaatena, see on jällegist selles mõttes tavapärasest erinev rada, ju see on ka tehniliselt tänavarada. Et ühest küljest võiks siis ju eeldada, et vahekorrad on sarnased sellega, mis me siin Miamis nägime. Ilm on ka pigem Kanadas siuke muutlik ju, et võib vabalt olla jälle jahedama võitu. Vihmaoht on kindlasti jälle väga, väga realistlik, et võiks tulla küll, mul Kanadas oleme ennegi näinud igasuguseid ägedaid vihmasõite on ju, kui Button, Jenson Button 2011 viimaselt kohalt esimeseks tuli on ju. Selle loogika järgi võiks midagi sarnast juhtuda see aasta. 15 aastasel äkki. Aga ei, Montreal mulle väga meeldib ja see on väga lahe rada. Ka võidusõidu elamuse poolest on see üks ägedamaid kindlasti, nii et pikk sirge ka, põnevad või ägedad kurvid. Nii et on mida oodata ja minule tundub, et see tendents nüüd liigub küll selles suunas, et Mercedes ei suuda seda oma hooaja
seda edu siis säilitada, mis neil hooaja alguses oli. Ma kardan nende uuendusi nüüd, et seal võib-olla tuleb Austraalia Vol 2, aga no ühesõnaga näeme. Ma arvan, et et momentum on teiste tiimide poolel ka, et ja muidugi küsimus, kuidas nüüd Russell oma sellest väiksest kriisist välja tuleb, et me ju teame, et see ei ole tema tegelik kvaliteet praegu olla siin kusagil 4. kohal, kui auto on nii ülekaalukalt, või enam mitte nii ülekaalukalt, aga kui tegelikult autol on esikoha potentsiaal täielikult olemas, mida me näeme, et Antonelli täidab. Et ma ei usu, et Russell pikalt enam seda selles probleemis on, kus ta praegu on, et mingil hetkel peab nii-öelda välja siis tulema ka sellest, et eks näis, võib-olla Montreal on see koht, kus ta saab tagasi oma vormi, siis leiab uuesti selle. Eks näis, jah. Nagu öeldud, siis 3 nädala pärast oleme targemad, oleme taas eetris, seniks aga kõigile ilusat maikuu jätku. Ilusat kevadet! Delfi vormel 1 podcast ringiga ees.